Olemegi kohal. Meil oli nii vahva ja huvitav kohtumine. Täname väga meie partnereid meeldiva koostöö eest. Anname sõna Vene Kultuurikeskuse direktorile Eduard Tomanile. Tere ja mul on väga hea meel, et just sellel keerulisel aastal, aga ka digikultuuri aastal meie festival toimub sellises uues formaadis, just digiformaadis. Ja samas on väga kahju, et just meie koostöö mõte oligi selles, et lapsed ükskord aastas, Kadripäeva laulva lapsed näitavad oma oskusi just suurel laval, Vene Kultuurikeskuse laval. Ja pean ütlema, et eelmised korrad olid väga vahvad ja väga tore oli vaadata neid hästi mõnusaid ja noori talente meie suurel laval ja ma arvan, et just selles mõttes lastele on see väga huvitav ja põnev, sest kui nad lihtsalt oma rühmades lasteaedades seda teevad, mida nad teevad suurepäraselt. See on üks asi, see on nagu kodutöö, aga tulla lavale, kus on valgus, kus on ilus suur saal ja istuvad vaatajad ja laksutavad. See on muidugi hoopis teine tunne ja ma väga loodan, et järgmisel aastal kindlasti me oleme juba normaalses live režiimis, kui rääkida, kasutada digi aasta nii-öelda sõnu. On tore, et see traditsioon püsib ja ma loomulikult kiidan korraldajaid ja Järveotsa lasteaed, Olga Tsarjova ja Merit Savatski. Olete tublid ja olge siis ikkagi samal teel, sest see tee on õige. Sest laul ja muusika on väga tähtis inimeste elus ja kui laps juba see väike inimene, ta on veel väike inimene, siis ta kasvab suureks ja kui tal on südames muusika, siis me võime olla täiesti kindlad, et uus põlvkond tuleb suurepärane. Palju õnne kõigile, kes osalesid selles toredas festivalis ja me kindlasti kohtume uuesti.